Tere tulemast tagasi. Mul on paar uut tihendit ja aeg on hakata Miata mootorit lammutama. Vaatame siis kiirelt üle, mis mul siin olemas on. Võtsin paar uut asja ainult. Igaks juhuks uued küünlad, sest et ma ei tea, millal neid vahetatud on. Uus klapikambri kaane tihend, sest laiali võtan, siis see tuleb ära vahetada. See peaks olema õhufilter, selle ma lihtsalt viskasin kaasa, sest ma ei tea, kui juba, siis juba vahetame ära. Ja need peaks olema selle nukkvõllide simmerid. Jep, tunduvad küll sedamoodi. Ning siis need asjad, neid asju ma ei ole reaalselt mitte kunagi oma elus tõenäoliselt näinud. Need peaks olema nüüd klapikambri kaane tihend. Klapikambri kaane, need peaks olema nüüd siis siin on isegi kõrred kaasas, et peale panna. Need peaks olema klapisääre tihendid nüüd. Sellised junnid. Üks siis peaks olema väljalaskele ja teine peaks olema sisselaskele. Ega mul täpselt aimu ei ole, kumb on kumb, aga eks see selgub. Mustad on intake ja rohelised on exhaust. Kui nüüd aus olla, siis ma ei tea mitte midagi sellest mootorist. Ma tean, et seda tahaks värvida. Jep, see tuleb pealt ära võtta ja siin all on nukad ja värgid ja ma loodan, kui ma midagi valesti ütlen, siis ärge väga pahased olge. Tundub, et siit läheb mingi tuulutuse juhin. See tuleb eest ära võtta, ma tean. See peaks veepump äkki olema. Ma loodan, et see jalgu ei jää, kuigi mulle tundub, et isegi ei jää vist, äkki ei jää. Et mida kaugemale jõuam, seda rohkem ma näitan ja seletan, mida ma siin teen. Aga siin on igast fucking mudru, mis tuleb pealt enne ära võtta. Palju siin on neid kuradi tuulutusi, see on ka tuulutus või? Ma ei tea, mis asi see seal on. Igatahes ma hakkan kuskilt otsast selle lammutamisega pihta ja võtan selle siit pealt ära ja siis vaikselt vaatame edasi. Tasakesi, kiiret ei ole. Ma sain selle kaanekese nüüd maha. Sellega pean midagi välja mõtlema, sest et ma tahan seda mingit värvi teha. Must on liiga tavaline, punaseks ma ei tee, sest et kõik teevad, kellel on punased meetad, teevad punaseks ja ma veits mõtlen, eks näha, mis kuumakindlat värvi ma leian, aga see oli alles lihtne osa, nüüd läheb alles põnevaks. Räigelt külm on, sest et mul ei ole garaažis soojendust, aga ma loodan, et timelapsilt nägite. See mootor on, mis sa öeldab, mootor laiali, aga see pealmine osa on laiali, nukad on maas, siin on need, mis need ongi, mingi klappide puksid või värgid. Ja seal all on vedru ja seal all on klapp ja see vist äkki on mingi nuka, mingi andur. Ma ei oska ka päris täpselt öelda, mis asi see on. Aga jah,
see jama on kõik maas, rattad on siin. Peaks mingid ägedamad panema või? Ja need asjad on kõik siin. Igaks juhuks kõik poldid, et nad ära ei kaoks ja need junnid, need simmerid siis lähevad vahetusse, need klapisääred jäändid on veel seal all peidus, aga sellised on siis 1.6 Mazda Miata nukkvõllid. Ma nüüd päris täpselt ei teagi edasi, mis on järgmine samm, sellepärast et ma teen seda veits natukene keto lahendusena, sest et ma ei viitsi tervet silku silindri pead maha võtta. Nüüd ma tean, mis on vaja siis järgmiseks teha, aga ma päris täpselt ei tea, kuidas ma seda teen. Siin on siis need nii-öelda puksid, asjad peal, mida siis nukkvõll nii-öelda vajutab alla ja see siis surub klappi lahti ja kui siis, ja siis tuleb klapp ülesse, need näevad välja sellised väiksed junnid ja seal all on siis selline asi, see on siis siin klapi ots ja see, mis siin ümber on siis mingi junn, mis hoiab seda nii-öelda taldrikut klapi küljes ja seal all on siis vedru ehk siit nüüd alla vajutada. Ma ei tea, ma ei ole vajutanud, vaatame. Okei, see on raskem kui ma arvasin, ma pole mitte kunagi sihukest asja varem katsunud. Siis peaks nii-öelda, oota, mis siin all üldse toimub? Okei, siis peaks nii-öelda klapp alla minema, aga asja mõte on siis see, et see taldrik siit ümbert tuleb alla vajutada, et saaks need väiksed 2 junni siin äärtes kätte, mis taldrikut klapi küljes hoiavad ja siis saab ülejäänud asjad kätte. Jah, okei. Siin on nüüd päris palju mõtlemist, kuidas seda teha. Ja see, kuidas ma seda teen, on üks päris keto YouTube'i lahendus. Aga jah, jätkame. Täiega külm on, aga ma sain esimesel klapil vedru ja siis kõik need muud junnid kätte. Ehk siis see on see plaat, mis seal peal on, need 2 junni hoiavad seda siis seal klapi küljes. Süsteem on suht loll, lükkad silindri nööri täis, et klapp silindrisse ei kukuks. Võtad selle plaadi pealt ära, need junnid lahti ja siin siis ongi ümber selle klapi, see klapiseere tihend, mis siis tuleb sealt kuidagi kätte saada ja ära vahetada. Mul läks päris kaua aega, et siiani jõuda. Vahepeal sai ka see värvitud, veits räitset on, aga see on must, sellepärast, et sinna tuleb terve hunnik siniseid voolikuid. Ma isegi ostsin õige tööriista, et panna täpselt Newtoniga klapi need, mis asjad iganes need on, need junnid paika. Me areneme siin, noh. Nii, mul on nüüd esimesed 4 tükki vahetatud. Ma siis räägin ka, kuidas ma seda tegin. Igatahes siin on need puksid peal. Selle jaoks ma kasutasin ühte magnetit. Ma panin magneti siia peale. Võtsin selle puksi välja. Nii. Niimoodi, päris ilusti tulid välja nii.
ja siis ma leiutasin sellise tööriista, praegult on ta küll tagasipaneku moodis, aga see toimib niimoodi, et kui ma nüüd võtan selle kätte ja panen ta siia peale, niimoodi, ja teen niimoodi, siis see magnet püüab kinni need kaks väikest splinti, mis seda koos hoiavad ja see pealmine tuleb välja ja siis ma saan selle vedru siit kätte niimoodi ja nüüd mul on kõik asjad käes. Ära veere. Ja nüüd tulebki ainult võtta see tihend, klapisääre tihend välja, uus asemele panna ja siis ma näitan, kuidas see tööriist ka tagurpidi töötab. Sain nüüd vanad klapisääre tihendid kätte. Uurte peale panemiseks on siis pakis kaasas siuke väike kõrs. See läheb siis siia selle klapi otsa, et see ilusti peale libiseks. Nii, siis, okei, see on natuke tüütu ühe käega teha, siis tuleb võtta see klapisääre tihend ja panna siia otsa ilusti. Niimoodi. Seda on väga raske teha ja samal ajal filmida. Fuck you, miks sa ei läinud? See tuleb panna. Persen, ma pillasin maha see. Igatahes see tuleb panna siia otsa. See, jep, nüüd ta läks otsa. Nii, nüüd ta on siin otsas. Siis tuleb võtta, midagi kukkus, 10 padrun, panna siia peale ja vajutada ta paika nii kaua, kuni käib 2 plõksu. Jep, nii, nüüd ta on paigas siin. Tagasi ta käib lihtsalt samas moodi, vedru, siis need junnid tuleb siia auku panna, õiget pidi. Ja siis ma pean oma tööriista üles otsima, siin ta on. Nii. Seekord läheb sinna see sinine torujupp, mis toimib vedruna. Siis läheb see magnet. Ja siis tuleb see kõik siia otsa panna. Niimoodi. Ja nüüd ilusti siia vedru sisse. Paika ilusti. Ja kinni ta ongi. Nii lihtne, okei, noh. Praegu nad jäid natukene poolenisti välja, nii et ma tean, mida teha, veits peale toksida ja siis kinni ta ongi. Jätkame. Mul on nüüd siis, see oli 5. Kokku on 16, 9 veel siis. Ei, mida? 11 veel siis. Ja. Ma ei jõua enam. Fucking hell, no. See on silindri pea. Nagu näha, siis pool mu mootorit on siin mingi fucking eriti sketši tabureti peal.
siin on kaanepoldid, nukkvõllid ja siin on ülejäänud mootorid. Üle sitased on kolbid pealt. Jah, ma olin laisk, ma ei viitsinud neid eest ära võtta. Ma nüüd hakkan tegelema selle kõige fucking parandamisega siin. Ja kõik ainult sellepärast, et näete seda asja või? Ma pillasin selle junni. Oota, fokusseeri. Selle junni pillasin ma siit august sisse ja siis ta maandus rõõmsalt siia niimoodi. Ja ma ei saanud seda mitte kuidagi kätte, et jah, Miata mootor on nüüd pilbasteks ja siis ma panin sinna magneti sisse, et see kätte saada, aga ma ei saanud seda kätte. Siis ma panin nööri otsa magneti ja ajasin sealt august sisse ja ma ikka ei saanud seda kätte ja siis see magnet kukkus sinna sisse ja see nööri otsas magnet kukkus sinna sisse. Nii et see on mega lõbus olnud. Ainuke mure on nüüd, et ma ei tea, kas neid saab nüüd veel kasutada. Ma pean nüüd üle mõõtma. Jah, ma ei ole sellest päris kindel, aga vaikselt edeneb see. Mul on olemas muidugi ka kõik vajalikud asjad. Kuhu ma nüüd panin? Siin on mul üks tihend. Ma nüüd ei mäleta, kas see nüüd oli sisse või välja. See on väljalasketihend, kõlab loogiliselt. See on sisselasketihend, sest see on kummist. Uus kaanetihend, ma ei ole mitte kunagi ühtegi mootorit nii laiali lammutanud. Ja rohkem mul vist ei tohikski olla. Ütleme nii, et kõik läks suht edukalt. Seal taga ainult üks volla natukene sai viga. Ja natukene pean nüüd selle messiga siin jamama, et see paika saada. Vaikselt hakkasin selle sinisega jamama. Nii et vaikselt edeneb. Ma olen selle pilliga juba tegelenud siin mingi põhimõtteliselt 2 nädalat olen ma neid kuradi klapisääre tihendite vahetusega tegelenud, aga ma arvan, et lammutamist on piisavalt olnud ja ma lõpetan selle video siin ära ja järgmine video tuleb sellest, kuidas see kokku tagasi läheb. Igatahes, nagu alati, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.